Tere, mina olen Kellu ja täna proovime kookosricotta pannkooke. Vot selliseid lihtsaid pannkoogikesi, ma arvan, et sarnases pakendis pannkooke paljud meist on poes märganud. Need on siuksed uued nüüd kookoshelvestega. 14 tükki on siin pakis ja 200 grammi, siuke taassuletav. Ja saab neid süüa nii külmalt kui kuumalt ja minu rõõmuks ei ole siin sees ei palmiõli ega midagi siukest hullu, et ma kohe isuga hea meelega prooviks nad ära. Nii et vaatame, kuidas maitsevad, mis koostis neil on, palju maksavad ja kas tasub lõpuks osta või ei tasu. Seda pakki on juba hea lahti teha. Võta taga siit otsast kinni. Nojah, muidu neil on nagu hea õpetus küll selle teiselt poolt. Trumm, tõmban vastu. No enam vähem, aga siin on selline taas suletav kott. Mõnus. Ja siit altpoolt näeb ka, et see pakk on hästi täis. Sellised, no pealt näha täiesti tavalised pannkoogid, niisugused nagu kodus tehtud. Kõigepealt kookose maitse. Ja siis nagu õrnalt mingi juustu maitse vist ka. Et kui ricotta siin sees on, siis tegelikult ma ei ole nagu väga siuke ricotta sööja olnud kunagi, aga ma just täna lugesin enne kaamera käima panemist, et ricottaga juhtus kunagi niimoodi, et vadaku juust läks veits nagu hapuks ja siis teda prooviti uuesti kuumutada. Noh, nii kogemata niimoodi kuidagi seal juhtus ja siis sellest tuli siis lõpuks niuke nagu ricotta. Et normaalne. Pehme pannkoogi maitsega. Natuke nagu meenutab siukest juustu või koobimaa pannkoogi vahepealselt, aga hästi õrnalt. Ja kõige rohkem ongi see nagu kookoshelbe maitse ja see helbed on minu meelest siin selle taina sees ka niimoodi, et kõrmsutad neid on palju. Mida, kas neid näeb ka või? No praegu ma siit kohe ei näe, aga ma tunnen neid küll. Ja. Aga veits rasvased. Näppude peale jääb rasva. Aga maitsevad täpselt niimoodi, et terve paki võiks lihtsalt niimoodi tühjaks süüa. Okei, aga paneme need korraks kuuma ka ja siis vaatame, kummad on paremad kas soojalt või külmalt. Siuksed nad tulid, higistasid siin ja läksid veel pehmemaks. Selliseks panin 20 sekundit ja nüüd ma näpu all tunnen küll, et siin peaks kindlasti kuskil sees olema kookos. Ma vist ei ole näinud või maitsnud ühtegi mamma pannkooki veel, mis soojast peast minu jaoks võib-olla, et oleks isegi veidike parem kui külmast peast. On küll väga hea. On täiksid hästi pehmeks, hästi õhuliseks. Kookoshelbe maitse enam ei ole nagu nii esile tükkiv, mis minu jaoks on nagu ülihea. Ja ma kujutan ette, et kui sa paned siia moosi peale või marju, midagi muud sellist vahvat ja siis niimoodi sööd ära ampsuga. Ideaalne, selline hästi mõnus. Nii et tõelised ehtsad, mõnusad, lahedad, pisikesed pannkoogid mulle nii meeldivad. Nii, aga pannkoogi proov on tehtud. Ma olen veendunud, et need maitsevad hästi. Esimese pilgu viskasin koostisosadele ka. Ja siin ei olegi või. Mis mõttes? Nad on nii uued, et ma ei ole neid poodide kodukatel näinud. Aga okei, no siis vaatame siit teistpidi.
siin on siis muna, kookospiim, vesi, kookospähkli ekstrakt, niisujahu, aprikoos, vesi, rikota piim, rikota kohupiim, rapsiõli, suhkur, kookoshelbed, vanillisuhkur on ju, jodeeritud sool, kergitusained, söögisoodad ja 100 grammi kohta 200 kalorit. Rasva 12 grammi umbes, küllastunud rasvapeid 5, no polegi hullu. Süsivesikuid 18,5, sellest suhkruid kõigest 6,6, valgud 5,8 ja siis 0,5 on soola. Et minu meelest, no kui me vaatame muid pannkooke siukseid, no siin on tõesti mamma on ülekaalus igal pool, eks ju. Aga no kõrvitsa koobimaa pannkoogid näiteks, noh, teeme lahti, vaata, mis siin on. Et sinna kuskile 100, 90 ja 200 niimoodi sinna kanti jäävad kõik need kalorisisaldused, et siin ei ole nagu millegile väga palju imestada. Ja hind, no mina sain need Prismast tegelikult, 209 oli seal selle hind. No siin sa saaksid siis Selveris 229, et ei olegi nagu väga palju hinnaerinevust, nii et mamma troonib siis praegu pisikeste pannkookidega meie toiduainete turul. Vastast, ägedat vastast ma ei ole nendel näinud ja ma peaks ütlema, et need pannkoogid maitsevad tõesti väga hästi. Aga paneme talle hinde ka. Nii, mina siis alati alustan tervislikkusest tootekategooria mõttes ja selles mõttes, et pannkookidega võrreldes, et kui head need on. Ja kuna mamma on Selveris näiteks ja Prismas ma nägin ka, et on nagu ekstra pannkoogid ja sellised, aga ei ole nagu sükest sarnast, on ju. Et siis ma ei saa neid väga palju võrrelda, aga pannkookidena üldiselt ma arvan, et nad ei ole erine nagu väga palju üksteisest. Seega rikota pannkoogid, ma arvan, et nad võivad saada paneme 7 punkti. Siis üleüldine tervislikkus, et kuna nad on ikkagi maiustused, siis maiustused saavad natuke vähem punkte, saavad 6. Siis hind, ma arvan, et hind on neil okei, 2 eurot sükse väikse paki eest, no pole väga hullu, paneme 7 punkti. Ja siis maitse on neil mõnus. Mina, kes ma väga kookost ei armasta, siis hea meelega kugistasin suure rõõmuga, paneme maitseks, paneme ka 7 punkti. Ma natuke mingit söögisooda või sellist asja tundsin siin, aga mitte väga hullult. Siis üleüldine väärtus. No kui sa tahad maiustust, väikest pannkooki, oled kooksosõber, tahad ruttu süüa, pole mikrokatega midagi, kuhu neid panna, siis tõmbad aga, maksad oma raha ära, tõmbad paki lahti ja saad süüa. Et selles mõttes, no paneme talle väärtuseks siis paneme 6, sellepärast, et pannkook on ikkagi rasvane ja kalorirohke ja midagi nagu ülitervislikku ta sulle ei anna, on ju. Ja nüüd arvutame kokku, mis tuleb tulemuseks. $6,6, ma arvan, et igati positiivne tulemus pannkookidele ja mina soovitaks küll maiustuseks, aga palju ei tohi süüa, sest kujuta ette, siin on 200 grammi ja kui sa sööd sellest 100 grammi ära, saad 200 kalorit, 209. Nii et sööd teise 100 veel, saad 400 üle selle, on ju. Ja siis mõtled, kus sul need pekid ümber veel tulevad. Nii et, aga toredad, huvitavad uued avastused varsti jälle, nii et näeme peagi. Tšau!